see, kust Alex seal korraks filosoofiliselt mainis, et inimene on looduse osa. Et ma põhiliselt sellest nüüd meie Lahemaa kohalike kogukondade õhutusel olen viimased 10 aastat pidanud sellega tegema, et inimese ja looduse koosmõju asi tähendab seda sisuliselt, et seal on kohalik inimene, kohalik kogukond ja kohalised traditsioonid tehnikud, mitte lihtsalt pisike vinjett kõrval, vaid selle sama maastiku täiesti sisuline, oluline osa. Ma küll töötan siin, vabandust. Üritan selle välja. Et Keskkonnaametis kultuuripärandiga tegelist me kaitseme siis avalikku huvi. Aga see sama avaliku huvi kaitsealadel tähendab tegelikult traditsioonilise kogukonna kaitset ka. Et nii nagu ta kunagi väga elavates kaitse-eeskirja aruteludes välja tuli, et nii see on. Et Lahemaa rahvuspargi kultuur, maastik üldiselt on selline mõnusat tüüpi rahvuspark, kus jumal tänatud ei toimitud nii nagu Yellowstone'is, sest et rahvusvahelises ülemaailmses looduskaitses ja kultuuripärandi kaitses üritatakse uuesti ühendada inimest ja loodust. Omal ajal Yellowstone'is indiaanlased visati välja sellest rahvuskultuur sisuliselt nagu kaitserežiimist säärasest. Aga Lahemaal on see inimtegevus olnud kaitse-eesmärgist aastast 71. Ühtlasi osa mu loengust tuleb siis rahvusvahelist kultuuripärandi kaitse teooriast ja praktikast sellest, et ma olen rahvusvahelise kultuuripärandi organisatsiooni ICOMOS kultuurmaastik, rahvusvahelise komitee liige ja kogukonna keskse pärandikaitse töörühma liige ja nüüd meil õnnestus Bakuus saada seega UNESCO kultuuripärandi operational guidelines või juhistes saada see kogukonna mõiste ka sisse, et me oleme tegelikult selle üle üsna rõõmsad. Millest ma räägin hästi põgusalt, sest et see on nii tähtis traditsioonilise karjakasutuse juures, täpselt samamoodi nagu igasuguse muu looduskasutuse juures, mis hoiab seda väärtuslikku maastikku, sealhulgas ka meremaastikku ja sealhulgas ka veemaastikku. Et üldiselt kultuurikaitses alates aastast 1992 kindlasti on inimene ja kogukond olnud alguses maastiku keskelt vaikimisega aastast 2003 täiesti aktiivselt ja 2005 konventsioonis lausa päris keskmes, selle kaitse keskmes. Teiseks, et kogukonnal on konkreetsed õigused, nii kultuurilised õigused, omandiõigused, inimõigused üldisemad, kui ka siis õigused eelneva informeeritud nõused ja õigused kasutada ja hallata seda pärandit. Siis, et Lahemaa näitel meil siin on tegelikult kõik peaks olema väga hästi, sellepärast, et samad kogukonna õigused on kaitsekorralduskavasse sisse kirjutatud. Et nende rakendamine nüüd nende samade uuringutele läbi, mis meil praegu traditsioonilise põllumajanduse elulaadi raames on käimas, ongi see, et mis peaksid seal tulemustes ka sees kajastuma. Ja see, mis me räägime poollooduslikest kooslustest ja ka karjamaadest, et nende taastamise mehhanism on samamoodi Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjas ja kaitsekorralduskavasse sisse kirjutatud ja siin me räägime ajaloolise maakasutuse uuringu põhjast kuni 9000 hektarist maast. Kaitse-eeskirjas on kenasti ilusasti meil sees see sama pärandkultuurmaastik ja pärandkultuurmaastike kaitse, et rääkida sellest, kui suur ala see on, et siis kõik see, mis on värviline, kollane, punane, sinine, ongi inimese ja ala, kus on kultuurmaastike kaitse-eesmärk, inimese ja looduse koosmõjul kujunenud maistike kaitse-eesmärk peamine ja prioriteetne ja seda on siis 34 000 hektarit maismaad piiranguvööndit ja 25 000 hektarit merepiiranguvööndit. Et miks ma jälle merepiiranguvööndi sisse toon, sest traditsiooniline looduskasutus tähendab ka traditsioonilist rannakallandust. Ja nüüd, kui meil parasjagu on merealade teemaplaneering ka üleval sellel aastal, et tegelikult võiks ikkagi see merepiiranguvööndi sisumiste ka nagu lahti olla räägitud. Ma tõin nüüd siniselt selle sama piiranguvööndi ala, kus pärandkultuurmaastik inimese ja looduse koosmõjul kujunenud ala on peamine kaitse-eesmärk
ja siis jälle seesama inimese ja looduse koosmõjul, et see sinine ala on see, kus kogukonnal peaks olema peamine sõnaõigus. Kultuuripärand üldisemalt, vabandust, on ingliskeelne slaid, see on just Lissabonist, on siis materiaalne pärand, kultuurmaastikud ja vaimne pärand, mis on omavahel seotud ja mis moodustavadki kultuuriruumi ja kultuuripärandi kaitsealused. Et mis on need pärandi väärtused, et need on küll ajas muutunud, aga aastast 2005 peaks just see sama traditsiooniprotsessi ja kogukonna keskne pärand ja seeläbi määratud pärand ei ole midagi marginaalset, see peakski keskne olema. Et UNESCO maailmapärandi konventsioon 1972 Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri võeti vastu 71 ütleb, et loodus ja kultuuripärand materiaalsete objektide ja maastikena. 92 tuleb siis maastike ja traditsiooni mõiste juurde ja siis vaimne pärand ja loodus UNESCO vaimse pärandi konventsiooni loovuse läbi. Ja siis kultuurilise mitmekesisuse kaitsekonventsioon siis 2005, mis juba paneb täiesti otseselt inimese ja kogukonna selle kultuuriliste väärtuste kandjaks ja väärtuseks iseenesest. Ja siis see, mida siis kaitstakse, siin on siis objektid ja loomeprotsess, ka praegu muinsuskaitseseaduses Veneetsia hartale toetatakse 1964 põhiliselt, aga 94 juba on Naara dokumendiga öeldud, et me kaitseme protsessi ja 2014 siis Naara 20 dokumendiga, et me kaitseme eelkõige seda kogukonda, kes hoiab seda protsessi. Nii et laias laastus. Ja just eelmine aasta, 2018, kultuuripärandi kaitsjad. Rahvusvaheline kultuuripärandi organisatsioon võttis vastu deklaratsiooni detsembris, kus nad ütlevad otseselt, et kultuuripärandi kaitses me peaksime ilma pärandi kogukonna, kohaliku kogukonna eelneva informeeritud nõusolekuta. Nagu pole mõtet mingisuguseid kaitsetegevusi nagu tahta. Kui me räägime praegu maailma poliitikast üldiselt, kuidas riigid nagu pressivad siin kõik võimalikke objekte pärandiks ja nagu kohalik kogukond ei ole mitte kusagil seal, et me just tegime keskkonna ja kultuuriväärtuste mõju analüüsi üle maailma erinevate objektide lõikes ja nagu seda, kuidas oma kohaliku käest ei küsita, see on nagu täiesti element, seda ei tehta, et seda rõõmsam on, et praegu on nagu Bakuus pandi seesama pikk eelnev informeeritud nõusolek sinna juhistesse sisse mingi viinistu hea võtte pealt, et maailmapärandis on nagu ühelt poolt, kui on sellistes olulistes rahvusvahelistes dokumentides need kogukonna õigused kirjeldatud, siis saab ilusasti, need on juhiseks ka kohaliku tasandi pärandi kaitsele. Ja ka muinsuskaitseseadusesse on see side sisse kirjutatud näiteks. Ja siis ma just maikuus arutasime, kes need pärandi kogukonnad siis on, et kui me kutsusime seal kogukonna keskse pärandikaitse nagu konverentsile. Palun siin. Paigakogukonnad, huvide kogukonnad, praktikate kogukonnad, et nii lihtsane see on, et seda ei pea mingit nagu selle üle pikalt laialt diskuteerima, et mitte siis selle kogukonna mõistet kuhugi üldse sisse viia, et nagu neid saab lahendada ja siin ei pea leiutama jalgratast, et see on näiteks Väikesaarte seaduses on meil kenasti määratletud kohakülg kogukond, et umbes analoogselt saab ka rääkida Lahemaa kogukondadest või Lahemaa rannakaluritest. Ja mis õigused need on? See on nüüd eriti pisike, jah. Et me isegi ei näe lugeda. Et vaatan siia poole siin. Et üldiselt meil siit poolt räägimegi kogukonna õigustest, mis siis tähendab õigused pärandit valitseda, määratleda, kaitsta, tutvustada, mitte ainult kaitsekorralduses, vaid ka tegelikult kaitse-eeskirja menetlemine, näiteks seesama vetaõigus ja siis protseduurilised õigused, mis tähendab eelnev informeeritud nõusolek asjade läbiviimiseks ja
ja kuidas õigused tekivad, kas kogukonna otsusel, ajaloolise traditsiooni tulemusena või seaduse alusel. Ja siin hulgas on ka siis omandiõigus, kasutusõigus ja kultuurilised õigused, et enamasti need eraõiguse küsimused, nagu kui me räägime kultuurilistest õigusest, siis me räägime ainult eelnevast informeeritust nõusolekust, mitte õigusest kohalikule looduskasutusele, mis osaliselt on seotud siis ka kasutusõiguse ja kommertsialiseerumise õigusega, mis meil siin vaata kultuurmaastikega seonduvate õiguste süsteemis kenasti olemas on. Üksikisiku osas ja siis kogukonna kui kollektiivse subjekti osas. Et jah, Lahemaa rahvuspargi koostöökogus vähemalt kaitsekorralduslikult mitte, et me oleme olnud sunnitud seda tegema aastast 2008-2010, sellepärast, et siis kui kaitsekorralduskava ka nagu öeldi, et see kultuuripärandi valdkond kirjutad ise kokku, et siis see oli lihtsalt mission impossible, et tänu sellele, et on meil nii tore aktiivne kogukond kogu aeg aastast 2006, kui ma kultuuripärandiga tegelenud on need asjad lihtsalt sündinudki, et nagu, mis on nüüd kuidagi väga õiged ka rahvusvahelises mõõtmes tundub, et et meil polegi asi nii hull, et kui kogukonnal hääl on vähemalt, et midagi rääkida või on see koht, kus midagi rääkida, see on märksa parem kui see, kui seda üldse ei eksisteeri, et väga paljud otsused tehakse ju niimoodi, et juhtuvad lihtsalt. Aga kultuuripärandi vallas siin päris nii ei tohiks olla. Et see, mis puudutab vähemalt kultuuripärandi valdkonda. Et ühesõnaga pärandi määratlemisel, säilitamisel, tutvustamisel. Ja mingid asjad, mis on tehtud ja sealt seesama uuring, mida Kalev Sepp hakkab kohe tutvustama, oli tegelikult Kolgaküla Kalev Sepp, Maarja Semm ja Mari Nõmme. Teie kolmekesi, vabandust, oli seesama, et sama traditsiooniline põllumajandus, need samad viisid, need samad võimalused kohalike eelisõigusteks või oma külamaade kasutamiseks ja parimad ka majanduslikud võib-olla mingisugused lahendused tuleks sellest uuringust välja. Et lihtsalt taustaks, et nagu ehituspärandi osas me jõudsime teatud kõige põletavam asi, mis meil kaitsekorralduskavas oli just see ehituspärandi ehitamise temaatika, et siin on meil tegelikult hea lahendus laual olemas. Meil on arhitektuurinõukogu, kui keegi tahab ooperimaja teha, siis me ei ütle kohe ei. Ja praegu tuli ka see katusetoetus sellisele pärandile, maa-arhitektuurile, mis ei ole muinsuskaitsealune. Et Lahemaal esimesed sellised katusetoetusega saadud katused praegu siin samas Harakülas on üks selline tulemas, et midagi reaalselt on laual ka, aga et loodame, et traditsioonilise põllumajanduse ja rannakalanduse osas siis ka nüüd lähiajal meil midagi ilusat lauale tulevad. Lihtsalt needsamad kõik need valdkonnad, mis meil siin nagu kaetud on, mis te tõenäoliselt teate, ja siis traditsiooniline inimtegevus on see üks, millest siis see üks pisike jupp sellest 10 on siis traditsiooniline põllumajandus ja loomapidamine. Ja selle kaitsekorralduskava menetlemise käigus oli täiesti reaalsed ettepanekuid tuli ju sadu, enamasti küll ehitamise suhtes, aga traditsioonilise põllumajanduse osas siis taastada traditsiooniline ajaline maakasutusaladel, kus pole loodusväärtusi, võimalus ise tellida vajalikud inventuurid väärtuste määratlemiseks, strateegiat traditsioonilise põllumajanduse edendamiseks, looduskasutuse ajaloolise õiguse enda külamaadel ja merel ja Lahemaa traditsiooniliste rannakalanduse ja põllumajanduse programm see, mille üks tulemusi peakski nüüd see uuringu väljund olema. Lihtsalt taustaks, et kas, kui traditsioonilise rannakalanduse puhul nagu me ei näe praegu seadusruumi, et see seadusruum peab kuidagi nagu võimaldama seda erinevat, siis poollooduslike koosluste taastamine on kaitsekorralduskavasse sisse kirjutatud. Et kaitse-eeskirjaga on lubatud poollooduslike koosluste taastamine. Kaitsekorralduskavas on see samamoodi sisse kirjutatud kaitsekorralduskavas täpsustatud tingimustel. Et nüüd kuidas seda teha, et seda tuleb nagu detailis vaadata, aga see sama traditsiooniline karjamaa kuni 1940 põllumajanduslik maakasutus, et selle taastamise võimalus kohalike kogukonna soovil jäi ilusasti kaitsekorralduskavasse sisse, kuigi ta vahepeal libises kusagil ministeeriumis sealt korraks välja, et me tea kõik teavad, eks. Ja selle sama
aga reaalset praktikat praegu meil ikkagi nii palju, kui ma olen viimasel paaril aastal kuulnud, et sellist esimest head pioneeri selle sama kaitsekorralduskava selle punkti all selle taastamisel ei ole, sellest Eno Tšernjavski läks umbes sellise punktiga sinna kuhugi. Aga lõpuks nad tegid lageraiet, eks ju. Aga sa tegid selle punkti alusel või? Yes. Et nagu ja siin on see, Kalev hakkab kohe seda tutvustama, aga lihtsalt ma nüüd need 2 slaidi, kui eelmised olid minu tehtud seal suures osas, siis need on Kalevi ja naiskonna see 1971 ja 2015 jah? 2010. 1971 kollane lageala, 2010 kollane lageala. 71. Jah. See 71 on nüüd põllumajanduslikust maakasutusest mõjutatud maastik, et need on need alad, mis mingil perioodil on olnud põllumajanduslikust kasutuses. Jah. Väga kurb. Ja protsendiliselt on see kui suur? Võib-olla sa näitasid tabelit, seal on need hektarid ka. Palju sa protsendiliselt on siis vähenenud mets peale tulnud? Jah, ja nüüd tuleb tabel, aga Kalev Sepp räägib sellest täpsemalt, siin on see sama 2... Vaata, kus ta siin... See ütlen, et näiteks need Rohumaa hektarid, vaata Verstasel kõige varasem ja siis näiteks põhikaardil. Jah, et 12 000 ja praegu on 3800 ja see ongi ligi 8000. Ja Nõukogude Liidu aegsel Topol on veel 7100, eks ole. Jah. Sealt on ka 2 korda vähem. Et ja me räägime siin ju loopealsetest. et jah. Ühesõnaga, nüüd on teie kord, aga lihtsalt taustaks, lihtsalt taustaks seda, et see ei ole nüüd ametlik info, et siis kui me tegime, Lahemaa rahvuspark taotleb siis green list või rohelise nimekirja standardid, mis on rahvusvahelises looduskaitses sellise hea kogukonna keskse või hea kaitseala valitsemise nagu näide. Ja siis, kui me selle raames pidime erinevaid analüüse tegema, et siis Katrin, see on off the record, selle me võime pärast välja lõigata, kui vaja, siis Katrin tegi väljavõtte 2007-2017 metsateatistest ühe sellise kaardi ja siis on mul taustad ka PLK hoolduses olevad kaardid, et ma lihtsalt nagu näitan neid nagu off the record lõpuks. See on siis metsateatised Lahemaal ja see on poollooduslikud kooslused Eestis. Et jah. Et minu arust iga selline poolloodusliku koosluse taastamise juhtum peaks olema nagu tublid inimesed. Et ma olen küll lehma lüpsnud omal ajal, aga mul praegu loomi ei ole, et see on nagu kangelaste töö, et jah. Jah. Aitäh. Küsimusi? Mul on üks küsimus. Ei taha olla küll, et iga jutu lõpus, et Kartaago tuleb hävitada. No võiks. Aga kõige nende õnnelike lehmade ja lammaste juures on mul üks küsimus, kas oleks tükike randa, kus ma ise hoolitsen selle rohu eest. Et ma saaks lastega minna, et me seal oleks koht, kus ei oleks neid loomi. Kas neid on nüüd nii palju? Neid on erakordselt vähe, kas ma panen uuesti selle PLK-sin Eestis peale? Nii palju ei ole, aga me võime ju siit katusalt ära tulla ja randa jalutada. Lähtuda, kas nii tuli? Lähte, jah. Ma võin sellele vastata. Mul on aastate pikkune nüüd kogemus sellega, kus siis ütleme see rannakarjamaa on niimoodi umbes 10 krundi ees, ehk siis seletuseks inimestele, et mul on siis niimoodi, et ma olen rentinud maid osadelt kruntidelt ja siis on RMK maa, ja mille ma olen siis ka rendile. Inimesed on käsitlenud seda RMK maad nii-öelda peaaegu oma maana ja kui ma seal lehmi pidama hakkasin, siis läks tohutu kisa lahti. Kes süüdistas mind, et sa taastasid piirivalve siin nõukogude aegse, kes kartis lehmi, kes nii edasi.
no see protsess oli väga naljakas ja siis kui me need lehmad sinna tõime, siis õnneks suurem enamus hakkasid neid lehmi nii-öelda armastama ja nad nägid ka nende väga sellised tõhusat mõju, eks ole, seal rannas ja roostik kasvab nagu tohutult peale. Aga üks perekond, kes kusjuures, mis on huvitav, see on see perekond, kelle juures viimasena kasvasid lehmad meie külas siis... Kes pidas lehmi? Ja kes pidasid lehmi. Nemad olid nagu totaalsed vastased ja mul on nagu iga aasta mingisugune siis probleem nendega kuni sinnamaani väljas. Nad 2 aastat tagasi kaebasid Keskkonnainspektsioonile, Keskkonnainspektsioon tuli kohale. Midagi muud ei leidnud, kui leidis ühe seaduse pügala, et see kuidas seda nimetatud nüüd? Kallasrada. Kallasrada, jah. Et sa oled kallasraja kinni pannud, et seaduses on punkt, et kui sul kallasrajal nii-öelda karjatad, et siis sa pead... Väravad? Ei, väravad olid mul kõigile tehtud. Kõik need avatud pääsmed olid tehtud, aga sul pidi olema kohaliku omavalitsusega leping või luba. Ja seda isegi Keskkonnaamet ei teadnud, sest kunagi polnud sellist asja tehtud. Ja siis ma tegin ka siis lõpuks siis vallaga selle lepingu ja taandus see siis nüüd ma natukene vähendasin karjamaad, et nad saavad sealt nii-öelda liivaranda ise minna, aga et see arusaamine või see nii-öelda mentaliteedi muutus on võtnud ikkagi aastaid ja õnneks on see läinud niimoodi, et inimesed on neid loomi nii-öelda hakanud armastama ja mitmetel siis põhjustel ka praktilistel või emotsionaalsetel ja nad niivõrd ei karda neid enam. Nüüd tulid mul sarvikud, ma ei tea, kuidas see sarvelised lehmad, siis enne olid lihtsalt väga suured 800 kuni tonnised lehmad. Minu jaoks on oluline see, et inimestel on kadunud see lähedus loomadega ja kui siin piirkonnas ongi palju suvitajaid, siis hämmastav on see, kuidas kardetakse loomi. See on see võõrandumise märk, mis on tegelikult selle urbaniseerumisega toimunud. Ja minu arust see loomapidamisel on üks nii-öelda see teine missioon ka, et vähendada kas või selle suvilapidajal seda urbaniseerumise nii-öelda astet, eks ole, et ta saab sellest mõlemat on, kes kardab ja kes jälle ei mõista üldse ettevaatlik olla, läheb lehma ja vasika vahele. See on ka jah, et sealt peab ka ikkagi teadma, et muljad siin... On mõlemat pidi probleeme sellega, et inimesed... Need instruktsioonid on suhteliselt pikad, mis tuleb kuhugi panna. Kui teil on hetk aega, tähendab pärast kõike seda ilusat koosolekut, siis võib-olla saamegi siis rannas kokku. Aga lihtsalt taustaks üks asi veel, ma võtan ka nüüd selle mõtte. Ei, loomakartust ei ole juttugi. Et 150 kilomeetrit, 145 kilomeetrit rannaala vahel. Ja enamus, ka kaitsekorralduskava raames, enamus on ju see, et ei ole enam vaadet rannale üldse. Et need samad rannakarjamad ongi nõukogude perioodi lõpus kadunud, kinni kasvanud ja just ka osaliselt aru piiritsoonile, eks ju, aga sa võid rääkida, et nagu sellest lähemalt, et see, mis külakogukonnad enamasti on tahtnud, on just vastupidi, et ikkagi see rand tagasi avatuks muutuks. Ja siin seesama, kuidas rand tagasi avatuks muutuks, et siin nagu see võtmefiguur ongi siin see sama rannakarjamaa ja loom rannal. Sellepärast, et isegi näiteks üks pisikene näite, Võsu Käsmu kergliiklustee. Enne, kui sa sõitsid Võsult Käsmu, siis see oli ju kõik nagu, sa ei näinud, mis seal toimub. Ja siis, kui oli selle kergliiklustee detailplaneeringu arutelu,
et siis nagu tuli ettepanek meile lauale, et nagu, et tõstaks seda teed, et siis näeb nagu randa. Ja siis ma küsisin, et aga miks te nagu seda nagu rooguma ajud? Et tegelikult seesama avatuse tunne tekibki ju läbi loomade ja selle võtab lihtsalt harjumist. Ja juhul, kui on probleeme, siis neid probleeme saab lahendada. Aga koduloomad, kariloomad on meie sõbrad. Aga võib-olla ma täna siin ei ava debatti kohalik kogukond ja Keskkonnaamet. Sa võid rahulikult seda teha. See ongi selles kohas. Meie siin kogukonnas tänab hästi, et kuulatakse kogukonna häält ja meil on oma Marti hääl olemas. Probleem ei kuulata, küsimus on, mis sellest edasi saab. See on tegelikult väga kompleksne teema ja ma võiks ka siin tundide viisi rääkida suhtlusest Keskkonnaametiga või siis PRIA Keskkonnaamet selles kombinatsioonis. Et need on nagu nii veidrad asjad, mis sealt välja tuleb, kas või see bürokraatia siis oli. Bürokraatia, kas või see, kes Alex ütles, mis see oli see vähendatud maa või pindala erinevus. Pindala erinevus. Nii palju, kes need pisikeste pärast loob. Pindala erinevus. Üks aasta toimus selline pikk bürokraatlik protsess. Aga õnneks see uuring, mis kohe tuleb, päästab meid. Teeme ettepanekud sinna sisse. Pindala erinevus aasta ja päästa ükski uuring. Mäletan, Alex, sa vist ka kunagi puutusid kokku, et seal ametnik tuli ja ütles, et sul on siin kiviklibu, et selle me võtame välja ja mingit sellist absurdi, mis seal on ikkagi tulnud üle elada. Aga kuulame siis, täname Avet aplausiga ja